me tegeleme siis tähtede endi uurimisega, et no kõik need suured struktuurid ja galaktikad ja kõik ju koosnevad tähtedest. Seal käsitletakse tähti kui punkte. Meie uurime nende tähtede endi siseelu ja ka seda, kuidas see meile maa peale paistab. Et kaks põhilist suunda on, ütleme, kaks tüüpi objekte, ühed on siis need massiivsed tähed ja teine on eksoplaneetide ematähtede ja siis varjutuste iseloomustamine. Need mõlemad suunad on seotud suurte rahvusvaheliste projektidega. Üks on siis POEMS, mis on Physics of Extreme Massive Stars, et need on siis massiivsed tähed ekstreemsetel arenguetappidel ja need tähed on eriti huvitavad selle poolest, et sellised suured massiivsed tähed, nad tegelikult oma arengus määravad ka nende emagalaktikate arengu ja nende eluajad on lühikesed ja seega nad rikastavad seda oma ümbrust raskete elementidega, et võib öelda, et massiivsed tähed on tegelikult kogu elu allikad, sellepärast et kõik liitiumist raskemad elemendid on ju sünteesitud massiivsete tähtede sisemuses. Aga vaatamata siis sellele, et nad nii tähtsad on nende evolutsioonitee nagu kõige vähem selles, ühesõnaga see evolutsiooniteooria nagu selle massiivsete tähtede suhtes on kõige ebakindlam ja seal on hästi palju lahtiseid küsimusi. Eksoplaneet, no see teema on nüüd viimastel aastatel muutunud üha kuumemaks ja kuumemaks ja 8 aasta pärast läheb üles ka Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseteleskoop Ariel, mis siis uurib juba, ei tegele nagu varasemad missioonid nende kaugete maailmate otsimisega, vaid tegeleb juba nende iseloomustamisega. Ja siis see töö selle Arieli missiooni ettevalmistamiseks juba käib ja meie oleme siis ka selle Arieli konsortsiumi liikmed ja panustame sinna ematähtede uurimisega. On arusaadav, et planeetide omadused ja ka see nende tekkimine ja mis olukord seal planeetidel on, see on ju kõik ematähega määratud, nagu meil maa peal nagu päiksega on kõik, kogu see elu ja elutegevus on kõik päiksega määratud ja varjutusi on vaja selleks, et nende uurimine on vajalik selleks, et Ariel ikka õigel hetkel neid ematähti või siis neid planeete vaatleks. Vaatlusandmed, mida on vaja selleks, et meie uurimise eesmärke täita, tulevad nii meie Tõravere teleskoopidelt. Muide, ma ei ütleks üldse, et meil on siin väga halb kliima ja teleskoopid nii väga väiksed ja iga asja jaoks on omad asjad. Ja ka nendel väiksematel teleskoopidel on oma tähtis roll teaduses ja meie oleme seetõttu ikka väga hinnatud just nendes rahvusvahelistes konsortsiumides selle tõttu, et meil on oma vaatlusteks teleskoobid, mida me saame vabalt kasutada. No loomulikult kasutame ka avalikke vaatlusarhiive, neid andmeid, mis tulevad kosmoseteleskoopide pealt ja kui on vaja täiendavaid andmeid, siis taotleme ka suurte teleskoopide peal vaatlusaega. Siin pildi peal on siis need 3 Tõravere teleskoopi, mida me siis kasutame meie uuringuteks siin koha peal. Juhendajad, kes siis veel lisaks mulle täna tutvustavad erinevad bakalaureuse magistritöö teemasid, on Indrek Kolka, Mihkel Kama ja Tõnis Eenmäe.
kui Indrek on põhiliselt ka seotud massiivsete tähtede uurimisega nagu minagi. Mihkel eelkõige tegeleb eksoplaneetidega seotud teemadega ja Tõnis on meie vaatluskuru, kes igasuguse vaatluse korral on tema abi alati vajalik. Nii, massiivsed tähed, see on nüüd see asi, millega mina tegelen. Siin pildi peal, see on see Hertzsprung-Russelli diagramm, need jooned näitavad siis teoreetilisi arvutusi, kuidas peaks, ma ei tea, kas kursorit on näha või ei ole. Ühesõnaga sellest hetkest, kui täht sünnib, kuni siis tema oma arengus teeb kõik need silmused läbi, näete, siin on hästi massiivsed tähed, 20 päiksemassi kuni 120 päiksemassi. Et teoreetilised kõverad on ju väga ilusad, aga paraku need massiivsed tähed, mida me taevas näeme, on niivõrd erinevad, et pole selge tegelikult, kuidas on nad evolutsiooniliselt omavahel seotud ja mis seal nende tähtede sisemuses toimub ja millised mehhanismid ainet sealt välja viskavad ja on nende suurete pursete ja plahvatuste taga. Selleks, et saada teada ja see valgus, mis tähtedelt meile tuleb, see tegelikult ju kannab infot ainult nende tähtede väliskihtide kohta, eks ole, ega me ju sisse nagu otseselt vaadata ei saa. Aga võimaluse tähtede sisemusse vaadata annab astroseismoloogia. See on nii-öelda selle maa peal tuntud seismoloogia ehk maavärinate uurimise nii-öelda sugulane, kui siis maavärinate kaudu on maa sisemuse struktuur kindlaks tehtud, siis nende nii-öelda tähevärinate või pulsatsioonide kaudu on võimalik teada saada, milline see tähe sisemus on, sellepärast et tähe evolutsiooni ju määrab see, mis seal tähe sees on. Nii et seda on väga vaja selleks, et saaks nende massiivsete tähtede evolutsiooniteooriat edasi viia ja oluliselt parandada. Ja mina konkreetselt pakun siis sellise massiivsete täheklassi nagu sinised ülihiidtähed, nende pulsatsioonide uurimist. Ja see ei ole ainult ühele inimesele võimalik teema. Siin võib kambakesi seda nagu ette võtta selles mõttes, et me alustasime Tõraveres nende siniste ülihiidude monitoorimist juba 2014. aastal ja neid on seal tosinkond, nii et võite kõik meie juurde tulla, jagame ilusasti sinised ülihiiud omavahel ära ja sõbralikult teeme läbimurde sellel alal.